Milline siis on armastatud veesoonte neutraliseerija Joot ja kus seda kasutatakse? Populaarne päästevahend Joot on mul siin üks esindaja on siin käes. See on siis vaipkate, mis on valmistatud Jooti kiust. Meie Joot katted on valmistatud pikakarvalisest Calcutta Jootist, täpsemalt pikakiulisest Calcutta Jootist, mida peetakse kõige paremate omadustega Jootiks. Ja kasutatakse teda nii seinast seina vaipkattena kui ka ainult näiteks madratsi alla. Miks temast viimasel ajal palju räägitakse, on see, et ta elimineerib maast kiirgavat negatiivset energiat ja ka elimineerib veesoonte mõjusid. Näiteks magamistubades, kus inimestel on voodi ühes kindlas kohas ja teda ümber tõsta ei õnnestu, siis pendliga on võimalik seal vaadata, kas magamist ei sega mitte veesooned. Ja kui see tõesti nii on, et veesooned segavad, siis selle Jooti vaipa paigaldamisega kas või madratsi alla on võimalik seda olukorda parandada ja veesoonte mõju elimineerida. Millised on populaarsemad vaipkatted naturaalsetest materjalidest? Looduslikest kiudedest vaipkatted jagunevad laias laastus kaheks. On loomsetest kiudedest ehk siis villast vaipkatted ja taimsetest kiudedest. Taimsetest kiudedest vaipkatteid on märksa rohkem. Neid on siis mererohi, mägirohi, sisal, kookos, on ka linast vaipkatteid. Nii et need on need põhilised. Kõige tugevamad, vastupidavamad neist on ilmselt mere- ja mägirohust vaipkatted, sellepärast et need on vägagi hõlpsasti puhastatavad ja neid võib osta väga julgesti ka esikutes, köögis, kus on oht, et läheb maha toitu või jooki. Ruumi paigaldatuna loovad kõik looduslikud vaipkatted väga meeldiva atmosfääri selles toas ja ka neid peetakse väga heaks õhuniiskuse reguleerijaks toas. Kuna nad on looduslikud, siis nad, kui õhuniiskus toas on suurem, siis nad imavad niiskust endale sisse, kuivendades seega natuke õhku, mitte liigselt muidugi, ja samas, kui õhk läheb väga kuivaks, siis kattesse kogunenud mõningane niiskus eraldub õhku jällegi optimeerides ruumi õhuniiskustaset.